tere siis taaskord minu poolt kõikidele minu vaatajatele, kuulajatele ja täna teen ladumis, kas vaatame 29. juuni kuni 5. juuli energiaid, mis toimub, mis on tulemas, millele võiks tähelepanu pöörata, mida iganes siit läbi tuleb siis, kuidas iganes ma siis seda tõlgendan siin. Teen siis 3 grupiga. Gruppide valik on teie ees, tegemist on üldise kaardi ladumisega, mitte kõigi puhul ei pruugi see resoneeruda. Energiad võivad olla juba praegusel hetkel kohal, võite juba tajuda, tunda seda, aga võivad ees oodata. Ja vaatame, mis siit läbi tuleb. Nii et alustame grupp number 1, kes valis selle kaardipaki. Vaatame, mida on oodata 29. juuni kuni 5. juuli. Tegemist ei ole siin ennustamisega, vaid energiate vaatamisega, energiate lugemisega, et mis sellel sellel ajavahemikul tahab justkui üles kerkida, tahab nähtavaks saamist, märkamist, vabastamist, võib-olla mingisugused sündmused, mis teid ees ootavad ja kuidas kõik siis selle nädala jooksul kulgeb, millele tähelepanu pöörata ja nii edasi. Et vaatame, mida näitavad kaardid selle nädala kohta. Grupp number 1. Üldiselt ilus nädal on ootamas ees. Kuigi siin võivad mingisugused teatud hirmud, teatud lood esile kerkida, siis ikkagist läheb nädal üsna kenasti ja see, kui hirmud kerkivad esile, see on ainult positiivne ju, sest et muidu sa ei saaks teada, ei saaks need varjatud pool, alateadlik pool sinust nähtud, kui nad esile ei kerki. Aga siin on jah mingisugune tervenemine või puhastumine, avardumine. Mitte otseselt tervenemine, ma olen seda alati rääkinud, et tervenemist tegelikult ei ole olemas, sellepärast et meil ei ole, kui füüsiliselt justkui ei tervene. Hingeliselt või vaimselt me ei saa terveneda, sest meie vaim on alati puhas. Ja sellega on kõik korras. Me ei ole kuidagi moodi katki, vaid lihtsalt me oleme täis neid emotsioone ja alateadlikke programme, uskumusi, mida me siis endas kanname ja läbi nende filtrite siis elu näeme, tõlgendame ja seda kõike kogeme, mida me näeme enda ümber, mida me tunneme enda sees, et need on kõik need filtrid, need programmid, uskumused, mustrid, emotsioonid, need laengud sinus siis, mida sa oled eluaja jooksul siis omaks võtnud tegelikkuses siis vabatahtlikult, aga kuna siis ka lapsena sündides siia maailma meil ei ole ju neid filtreid või me ei tee vahet, mis on hea, mis on halb, mis on õige, mis on vale, kuigi ka neid ei ole otseselt olemas, kui me vaatame teadvuse tasandilt seda kõike, siis kõik on tegelikult meile kasuks, meie hüvanguks, kõik on meie heaks. Aga siin jah, toimub selline nagu avardumine või selline puhastumine selle päikesega just võib-olla olla ka rohkem päikese käes, mitte siis varjusega ja kodus pimeduses omaette, vaid tulla rohkem päikese kätte, et see aktiveeriks ka sinus neid alateadlikke külgi, varjupooli, et sa saaksid näha neid, et sa saaksid tunnetada neid ja vastu võtta. Et siin minevikus mingisugused asjad kohati nagu kummitavad, aga see on nagu
plusspool. Ja teisest küljest, kui me vaatame maiselt või siis inimliku tasandil, siis võib siin toimuda mingisugused nagu varjatud kohad, sa ei ole veel teadlik päris kõigest, mis saab, mis ei saa, kuidas edasi, aga siin võib tulla minevikus keegi tagasi, inimene lapsepõlvest, suhtest, keegi minevikust võib tulla, aga samuti võivad tulla ka sinu mineviku mingisugused mustrid, mingisugused emotsioonid esile, et kuidas kellelgi. Aga need saavad jah, nagu justkui nähtud või valguse kätte toodud, et siis need saaks ka vabastatud. Ja looduses viibimine ja päikese käes viibimine, see aitab kõik kaasa. Et soovituslik siis selle alateadliku poolega selliselt nagu siis nagu toimida, et minna rohkem olla looduses, päikese käes, päike aktiveerib sinus need, puhastab, vabastab, võtad vastu, toimub puhastamine, et see läbi päikese siis toimub ka see samamoodi ja liigud siis enda autentsusesse, liigud enda avardumisse, iseendasse lähemale. Aga jah, siin võivad ka mingisugused mineviku sündmused esile kerkida peale selle, et keegi minevikust võib sulle siia silme ette kerkida või mingisugused sündmused, mingisugused tundmused, mingisugused olukorrad võivad siis päevakorrale tulla. Aga seda ka jällegi vastu võtta positiivses võtmes, sellepärast et negatiivsust ei ole ju tegelikkuses olemas, et kui me keskendume ikkagist selle positiivsusele, mida see kõik meile annab, mida ta aitab meis näha, et siin ongi, ja emotsioonid tulevad siin päris kindlasti pinnale, sest kuu ja karikate kuus näitab emotsioone, kuu näitab päris kindlasti emotsioonid siin on ja täpselt samamoodi karikad näitavad sinu emotsioone, et emotsioonidega tuleb siis tähelepanu nendele pöörata, aga mitte siis neid hakata analüüsima ja jumal teab, mida nendega tegema, mõtestama, lahterdama, vaid tunda neid ja läbi siis selle tundmisega siis nad vabanevad sinust. Ja läbi selle sa hakkad nägema selgemalt, puhtamalt, tundma rohkem rõõmu, liikuma lähemale iseendale. Et see päikesekaart on üsna positiivne, aga ilmselt võibki ka siin olla sellist momenti, kus te tunnete mingi hetk rõõmu ja naudingut võib-olla hetkel, võib-olla täna, võib-olla homme. Ja siis läbi selle rõõmu ja naudingu tulevad esile siis need alateadlikud hirmud, kahtlused, illusioonid, et nad tahavad nagu sind siis nii-öelda tagasi tõmmata sellesse kahtluste küüsi või hirmuküüsi, et mitte teha siis hakata mitte nendest hirmudest ja ka kahtlustest otsuseid tegema või mingisuguseid samme või ütlema midagi välja või mida iganes, vaid anda endale siis võimalus neid kõike tunda ja liikuda sellega siis neutraalsesse seisundisse, et see ei saaks enam sind mõjutada. Et see on oluline tähelepanek siis siin. Et jah, siin võib minevikust siis keegi esile kerkida või siis sinu enda meeltes on selline minevikusündmused kerkivad esile, sinu enda emotsioonid hakkavad pinnale kerkima, hirmud, ärevus, kahtlused, illusioonid, isegi kui sa nagu tunned ennast üsnagi hästi. Siin võib mingi leppimine toimuda, et minevikku
minevikku vaadates teinekord võib-olla neid toredaid asju on tore vaadata. Ja teinekord neid negatiivseid asju justkui jutumärkides on ka tore vaadata. Sellepärast, et läbi nende negatiivsete sündmuste hakkad sa tundma jälle ennast negatiivselt. Ja läbi selle tunde saad kätte selle tunde, mis siiamaani tegelikult sind siis ju tegelikkuses juhib. Sest kui sina tunned ikka veel seda tunnet, kui sa vaatad minevikku ja sa tunned ikka veel seda tunnet, seda ärevust, seda hirmu, seda mingisugust kahtlust, mingisugust asja, mis tekitab sulle seda ebamugavustunnet, siis see tunne on ikka veel sinu sees. Ja isegi kui sa igapäevaselt seda ei koge, ei tunne, ei taju, ei ole see siis nagu päevakorras, siis alateadvuse tasandilt või alateadlike varjatud poole pealt, siis tegelikult sa toimid ikkagist selle järgi. Et niikaua, kui see on lahendamata ja vabastamata sinu sees, siis ta ei kao mitte kuskile ära. Ja sa nagu toimid automaatpiloodil läbi selle hirmu, iseendale teadvustamata. Et see on ülioluline kõiki neid aspekte endas tähele panna ja märgata, et sa enda väes oled sa siis, kui sa oled energeetiliselt küps, vastutad kõige eest, mis su elus toimub. Ehk siis ka nende olukordade eest, nagu justkui sulle tundub, et võib-olla välised olukorrad mõjutavad seda kuidagi sinu puhul või keegi ütleb sulle midagi või sinu elus on see või teine või kolmas asi ja sa mõtled, et selle olukorra on loonud võib-olla mingisugune väline olukord, väline inimene, väline situatsioon. Tegelikult välist ei ole olemas, vaid sinu sisemaailm on olemas, mis loob seda reaalsust kogu aeg, mida sa koged. Ja me olemegi selliselt imeliselt toimivad, et me ei saa selle pimeduse poole pealt ennast või me ei saa selle eest põgeneda. Me ei saa seda alla suruda lõpmatuseni. Me ei saa seda ära peita enda sees lõpmatuseni. See minevik, mida sa kannad endas, on sinu alateadvuses, sinu närvisüsteemis, sinu kehas talletunud. Ja kui sa sellega ei tegele, kui sa seda ei lõdvesta, kui sa seda ei vabasta, kui sa seda ümber ei programmeeri, siis sa loodki läbi alateadvuse kogu aeg neid situatsioone enda elus juurde ja juurde ja juurde ja juurde, kuni sa lõpuks näed, või kuni sa lõpuks tunned või kuni sa lõpuks adud, et see on sinu teha, et see endast vabastada. Ja läbi selle toimub avardumine ja valgusesse tulemine. Kõik pimeduse, mis sa tood valguse kätte, see sulab. See lahustub. Ja sa saad, sul on võimalus seda minevikku meenutada, neid ilusaid aegu, aga nendesse ei tasu ka kinni jääda. Et kui sa tahad oma väkke jõuda, kui sa tahad enda elu kontrollida või siis elu ise juhtida, siis on vaja sul jõuda sellesse väesse. Aga selleks on vaja sul energeetiliselt küpsesse seisundisse liikuda, et hakata vastutama oma elu eest ise. Kõige eest, mis su elus toimub, seepärast et selle oled sa ise kõik loonud läbi enda energeetika. Et sa ei saa oodata, et keegi teine hoolitseks sinu eest, keegi teine teeks sinu eest ära, keegi teine tooks sulle rõõmu, keegi teine looks sinu eest võib-olla, hoolitseb.
sa pead hoolitsema ise oma vajaduste ja unistuste eest. Keegi teine ei saa väljapoolt sulle seda tuua. Mitte keegi. Kõik tuleb sinu enda seest, kõik saab alguse sinu enda seest. Ja siis, kui sa hakkad alles ennast väärtustama seda, kuidas sa ennast väljendad, kuidas sa räägid, kuidas sa arvamust avaldad, kuidas sa iseenda sees tunned. Kõike seda endas märgata. Siis sa hakkad liikuma jällegi enda olemusele lähemale ja hakkad esitama endale küsimusi, mitte lihtsalt niisama. Et soovituslik võib-olla on siin järgida puhast õpetust, puhast tõde. Et kui inimesed tavaliselt rääkisid, et igalühel on oma tõde, jah, see võibki nii olla senimaani ja igalühel ongi oma tõde, aga on üks ainus puhas tõde olemas ja kui sa seda järgid, see puhas üks ainus tõde ongi universaalne tõde. Kõiksus, Jumal, teadvus, kuidas iganes sa tahad seda nimetada, kuidas sulle meeldib, see ongi see ainuke ja üks tõde. Et võib-olla see aitab sind, kui sa järgid võib-olla seda puhast tõde, puhast õpetust, või see ei ole ka siis nagu õpetus, see on rohkem nagu meeldetuletus, et hästi paljud inimesed juba ärkavad sellele ja kes jagavad neid, tulevad siis nagu avalikkuse ette, siis seda tõde tunned sa nendes lugudes ära, nendes kirjades ära, nendes väljendusvormides, nendes sellest kõiges tunned sa tegelikult ära, sinu keha tunneb ära, et meelega sa võid ju ikka hakata mingisugust jama endale ajama, et ei tea, kas ikka on nii, et maailm on hulluks läinud või mis iganes. Või äkki olen isegi mina hulluks läinud, aga tegelikult su keha tunneb ära selle, kui sa hakkad nagu läbi meele seda analüüsima, siis seal meeletasandil ei pruugi paljud asjad sulle algselt kohale jõuda, absoluutselt mitte. Seda peab kogema kehaliselt. Ja kui sa koged seda kehaliselt, kõike seda muutuseid, puhastumist, avardumist, kogemist, kohal olemist, ajataju kadumist, välise mittetähtsustamist, üks olemist, kõike seda oled kogenud, seda kehaliselt tajud ja tunned seda, siis sul hakkab avanema täiesti uus maailm. Ja miks seda paljud inimesed veel ei koge ja paljud inimesed on juba seda kogenud, on see, et siin on tohutult palju mustreid, siin on tohutult palju filtreid, uskumusi, programme, mis hoiavad meid selles illusioonis kinni. Ja see ei lasegi sul näha, see ei lasegi sul kogeda, isegi kui sa arvad, et sa oled autentne, väärtustad ennast, armastad ennast, paned piire paika, oled siiras, õpetad, abistad, mida iganes, siis on ikkagi siin ego mängus, ikka mängus meel, ikka tähelepanu vajadus, ikka see väline tunnustus, mida sa tahad, et sind aktsepteeritakse, et võetakse vastu, et sa saaksid võib-olla seda tunda, mida sul võib-olla on kunagi vajaka jäänud. Et sa
niikaua, kui sa oled meeletasandil, nii kaua ei ole sa kogemuses, ei ole sa kehas. Et kõik käib tegelikult läbi keha kogemuse, keha tunnetuse. Nii on. Et jah, siin vaja tähelepanu siis pöörata rohkem sellistele enda emotsioonidele, puhastumisele, avardumisele, looduses viibimisele, päikese käes olemisele. See nädal võib-olla, see nädal tuleb palju päikest ka, võib-olla uurida rohkem seda puhast õpetust, meeldetuletust, viia sellega rohkem ennast kurssi. Et astuda välja nendest alateadlikest hirmudest, mis sind siin kogu aeg on siis juhtinud. Ja kui tulevad minevikust mingisugust hirmud esile, siis ka täpselt samamoodi võtta see rõõmuga vastu. Kui tuleb inimene, keegi minevikust, kes tekitab sinul mingisugust hirmumõtteid või üleliigset analüüsi, siis jällegi võtta see kõik vastu. Võtta see vastu, mis sa oled 3D's endale loonud. Läbi selle sa saad avarduda, läbi selle sa saad liikuda puhtamasse kohta. Läbi selle sa saad vabastada enda pimeda poole, et tulla välja pimedusest ja liikuda valgusesse. Ja valguses lahustub kõik. Ja sealt tekib sulle selgus ja teadme, kuidas edasi. Minu poolt suured tänud vaatamast ja kuulamast ja kohtume juba järgmises videos. Aitäh! Ja grupp number 2, kes valis siis selle kaardipaki. Vaatame, mida on oodata teile 29. juuni kuni 5. juuli. Millised energiat on liikumas, millele tähelepanu pöörata, mis on toimumas, mis ei ole toimumas. Siin tahab tulla väga suur selline muutus. Hästi, siin on potentsiaal uuteks võimalusteks, uuteks algusteks, uuteks taipamisteks, avardumisteks, südameavatuseks, armastuseks, mõistmiseks. Kõik see potentsiaal on olemas siin, aga millegipärast miski tõmbab sind tagasi nagu justkui sellesse negatiivsusesse. Siin on kõik potentsiaalsel nädalal sulle avatud, võimalikud väravad on sulle avatud, kõik on sulle avatud hästi jõuliselt. See nagu need taipamised, need mõistmised tahavad tulla, need arusaamised, mingite asjade kokkupanemised, asjade selgelt nägemine, selgeks saamine, tõde ja sinu süda justkui avaneb. Ja siis, kui need taipamised ja selgusmomendid toimuvad ja need südame avamised toimuvad sul, sa tunned võib-olla seda rõõmu, seda armastust enda sees, neid arusaamisi, neid taipamisi, ei tea, kust tulevad, nagu pelk salgas taevast. Siis ilmselt tahab sind ego justkui piirata, kokku tõmmata tagasi. Et sa lahkuksid sellest seisundist, et sa ei jääks sellesse kauaks, sest tegelikkuses rõõm on teadvuse, rõõm ja armastus on teadvuse loomulik seisund. Teadvus ongi armastus, me koosneme tegelikult armastusest, me olemegi armastus. Me kogeme oma elus rõõmu, kui see ei ole selle emotsionaalse valu alla. Ta ei ole tegelikult valu, ta on nagu emotsioon, mis matab meid siis
justkui selle valu alla, mida me kogeme, mida me tunneme. Ja see rõõm ongi teadvusel loomulik seisund, neutraalsusest rõõmuni on meie loomulik seisund, kui see pole ego poolt piiratud. Ja siin ongi see mõõkade 9 toob selle ego mängu siin, et justkui kõik see potentsiaal on sinus olemas, see avardumine, see taipamine, see arusaamine, selgelt nägemine, mõistmine, need võimalused hakkavad sinuni nagu justkui voolama, tulema. Sa tunned, kuidas su süda avaneb, avardub, läheb laiemaks, tunned ennast nagu, et seda armastust, neid uusi alguseid, see kõik nagu hakkab sinuni tulema. Sa tahad seda sisimas, aga siis nagu justkui tuleb siin mingisugune teema esile või mingisugune mõte, sest mõõgad näitavad ka mentaalsust tugevalt, mõte, kes ei ole siis sina, tuleb nagu justkui ja hakkab sulle mingisugust jama ette söötma ja sa lähed selle haardesse. Hakkad seda uskuma, samastud selle mõttega ja lähed sellega kaasa. Iga mõte, sõna ja tegu omab vibratsioonilist sagedust ja kui sa ei teadvusta, et sina oled tegelikult teadvus, puhas teadvus ja puhas armastus, see, mis siin tegelikult ongi justkui see teadvuse vihk tuleb sulle, annab neid taipamisi, mõistmisi, teadmisi, arusaamisi, selgust ja su süda läbi selle avardub või läheb lahti, tähendab. Ja koged kõike seda läbi südame. Oluline on tunda endas, mida sa tunned. Et see süda ka nagu täpselt nagu see naisterahvas hoiab seda südant nagu justkui oma südame koha peal või südamekeskuses sinna rinnaku keskel, siis kõike, mida sa tunned, kõike, mida sa tajud, isegi ka seda mõõkade 9 energiat, tunne seda oma südames ja lase sellel südamel enda see mõõkade 9 energia vabastada, sest et süda on võimeline vabastama selle kõik, lahustama ära, vabastama, aga teadvusta, et iga mõte, sõna ja tegu omab vibratsioonilist sagedust. Nii kui sa sellesse mõttesse kinni jääd ja arvad, et see oled sina, siis sa jääd sellesse nagu lõksu kinni, sa pead sellest eemalduma, et sa saaksid liikuda edasi, et võimalused saaksid sinuni tulla, et sa saaksid vabaneda sõltuvusest, et sa saaksid selliseks iseseisvaks. Iseseisvus tähendab see, et sa ja sõltumatuks muutuda, et selles suhtes, et sa ei ole sõltuv enam välistest olukordadest, inimestest, teguritest, vaid see sõltumatus, see enesekindlus, julgus, usaldus tuleb sinu enda seest. Et oled teadlik, millega sa kaasa lähed. Ja kui sina ise oma meeles toimuvat ei vali, siis valivadki just nimelt programmid sinu eest. Sinul on oluline ülesanne neid märgata, neid teadvustada. Ja nii kui sa märkad, teadvustad, siis ka nagu keskendu nagu südamele. Võta see südamega vastu. Mitte seda endast eemale lükata, vaid võtta see vastu. Need programmid, uskumused, need lood, need emotsioonid, kõik, mis sinus esile kerkib, kõik need kahtlused, hirmud, muremõtted, kõik võta südamega vastu, sest see loob sinu kehas seda puhtust juurde ja liikumist iseenda suunas. Ja kui sa lood seda puhtust ja tühjust juurde, see on nagu tühi tunne, et mitte miski ei oma tähtsust. Ja isegi kui see meel sulle midagi vadistab seal, sa ei võta seda nagu vastu, sa lihtsalt vaatled ja oled neutraalne selle suhtes ja keskendud oma südame väljale siis sa puhastad enda selle energia välja sellest nii-öelda sellest emotsioonist, sellest negatiivsusest, mis iganes sul praegusel hetkel üles on kerkinud. Ja läbi selle toimub see tühjuse loomine, ruumi loomine,
kuhu saab siis tulla see selge arusaamine, mõistmine, taipamine, selgus, nagu see mõõkade äss siin näitab. selgus tuleb, puhtus tuleb, teadmised tulevad, taipamised tulevad, võimalused tulevad ja seda näitab kõik see mõõkade äss ja karikate äss. Need võimalused on kõik sul olemas juba sinu reaalsuses. Lihtsalt sa pead lahti laskma oma negatiivsusest, ehk siis sa pead laskma lahti hirmudest, sa pead laskma lahti mõtetest, sellest vibratsioonist, mida sa endaga kannad. Ja teadvustama, mis programmid sinu eest toimetavad. Sest tegelikult sina ei ole need mõtted, sina oled see teadvus, kes kogeb neid asju kõike, kes tuli siia kogema, kes tunneb neid emotsioone, kes märkab neid mõtteid, kes on vaatleja ja kes kogeb läbi inimkeha seda reaalsust siin maa peal. Ta tuli siia, me tulime siia kogema, aga me oleme kõik samastunud nii oma mõtete, oma keha kui ka emotsioonidega. Ja see ongi üks koht, kus tuleb mõista, et sa ei ole ainult sinu keha, sa ei ole ainult sinu mõtted ja sa ei ole ainult sinu emotsioonid. Läbi keha sa saad siin kogeda, selleks sa siia tulidki, kogeda igat tunnet, igat emotsiooni, igat kogemust, inimest, mida iganes. Sa tulid siia kogema. Aga kui me hakkame samastuma selle mõtete pagasiga, mida me oleme eluaja jooksul kuskilt kuulnud ja omaks võtnud, enne selle teadvustamata, et need on ainult mõtted kuskilt omaks võetud ja nüüd mina mõtlen neid, samastudes nendega, teadvustamata, et ma olen tegelikult teadvus, kes ei pea üldse niimoodi mõtlema, nagu minu mõtted mõtlevad, ehk kes on tegelikult programm, kes on mingi uskumus, mingisugune muster, mingisugune lugu sinu peas. Ja täpselt samamoodi need emotsioonid, sa ei pea nendesse emotsioonidesse kinni jääma. Sa pead neid tundma. Need on üks osa sinust, aga sa ei pea neid kinni hoidma oma kehas. Ja kui sa need tunned, lased enda kehast läbi, siis need kaovad. Sa ei mõtle nädal aega hiljem selle loo peale. Sa ei mõtle aasta aega hiljem selle loo peale. Sa ei lase 20 aastat hiljem selle emotsiooni pärast, mida sa 20 aastat tagasi tundsid, oma elu mõjutada, sest paratamatult nii me teeme. Ja kõik need kihid on vaja vabastada, et tekitada puhast ruumi, et saaks see avardumine toimuda, et saaks see puhtus tulla sinust välja. Sest see kõik on sinus olemas, sa ei pea kuskile avarduma või sa ei pea kuskile arenema, tähendab, ma tahtsin öelda, sinu ülesanne on avarduda ja vabastada need negatiivsed lood, kihid, emotsioonid, programmid, uskumused, mustrid. Et sa jõuaksid oma südamele lähemale ja hakkaksid kogema kõike läbi südame. Ja kui sa koged kõike läbi südame, oled kohalolus, siis hakkavad need teadmised, taipamised tulema ka sulle, nagu justkui velk selgest taevast ei tea kust. Järsku toimub mingisugune mõte, järsku tuleb mingisugune pilt ette, järsku tuleb mingisugune teadmine, tuleb mingisugune sõnum, tuleb mingisugune selgus. Kõik need tulevad sulle, aga sa pead lihtsalt avama oma südame. Nii kaua, kui sa oled ego poolt juhitud, programmide poolt juhitud, justkui selles madalas sageduses ego poolt juhitud, emotsioonide poolt juhitud, nii kaua ei saa toimuda sinu elus ka neid sünkroonsuseid, mida siis nii-öelda öeldakse justkui kõik kukub mulle sülle, kõik on nagu justkui sünkroonsuses, kõik on nii hästi, kõik on nii lihtne, kõik nagu lihtsalt juhtub, kõik tuleb minuni. See ongi selle südame järgi elamine, kõik tuleb sulle see, mis on sulle ette nähtud. Selle, mille sa oled siia valinud kogema tulla,
puhtast teadvusest, mitte siis ego moonustusest ega emotsioonide ega programmide moonutusest. Et selleks, et sinna jõuda, siis on vaja ennast sellest mentaalsusest, mentaalsetest lugudest ja emotsioonide prahist puhastada. Võta teisi inimesi kõiki kui kingitusi, võta olukorda kui kingitusi, kõik, mis sinuni tuleb, jõuab, võta neid kui kingitusi. Kõik tunded, mida sa tunned, tunne neid oma südames või siis selle kehaga. Tule südamesse, tule kehasse. Sest et me oleme kõik asjad ja olukorrad, inimesed, lood, kogemused loonud enda jaoks. Ükskõik kui karmid need tunduvad, ükskõik kui õudsed nad tunduvad, kui väljakannatamatud nad tunduvad. Kui sa tuled oma peast ära kehasse, siis need ei ole enam väljakannatamatud. Sa tunned seda vabanemist. Ja see on kõik ju imeline, sest sa saad vabastada ennast sellest, põhimõtteliselt sellest jamast. Nii, aga selleks sõnumiks tahtis seekord see tulla. Nii et suured tänud vaatamast ja kuulamast ja kohtume juba järgmises videos. Aitäh teile! Ja kolmas grupp, kes valis selle kaardipaki. Vaatame, mis energiat liiguvad siin. Mõõkade asjad jälle esimene kohe. Siin on näha, et hästi palju mentaalsuses oldakse kinni, aga seda selgust tahab ka hästi palju sisse tulla. Aga sa ei lase sellel selgusel tulla läbi selle, et sa oled kaitsepositsioonis. Et eks sa siis kardad võib-olla midagi, mis alateadlikult või teadlikult, mida iganes, kas sa teadvustad seda või mitte. See selgus tahab tulla ja need mõistmised ja taipamised tahavad tulla ja see ongi hästi selge, kõik lööb nagu klaariks, puhtaks. Ta on hästi karge ja külm võib-olla kohati. Aga siis sa nagu tõmbud nagu endasse või ikkagist nagu tahad ennast kaitsta millegi eest, sest sa kardad. Sa hästi samastud enda mõtetega ennast ilmselt. Ja oma mõistusega. Sest siin tulevad ka mingisugused teatud hirmud kindlasti esile. Et see selgus nagu tahaks tulla, see potentsiaal on sul siin olemas, aga sa ei näe seda selgust senikaua, kuni sa oled kaitsepositsioonis, senikaua, kuni sa oled jäine ja külm. Tule endale natuke rohkem lähemale, tunne seda üksildust, tunne seda hüljatust, tunne seda külmust, tunne neid asju kõiki enda sees ja sa näed, kuidas sa lähed elama. Sest et ja võimalused tahavad sinuni päris kindlasti tulla, inspiratsioon, taipamised, arusaamist, mõistmised, selgus tahab kõik sinuni tulla. See ongi võimalik, kõik on võimalik, kõik on juba olemas praegu siin selles reaalsuses. Sul tuleb lihtsalt see valida, et sa tahad näha selgelt, sa tahad liikuda sellest kaitsepositsioonist välja. Ilmselt oled võib-olla sa elanud läbi mingisuguseid situatsioone, olukordi, mida sa oled enda alateadvusesse talletanud, salvestanud enda kehasse ja läbi selle siis sul on hirm võib-olla komistada uuesti, kardad üksindust, kardad hülgamist, hüljatust. Võib-olla sind juba on hüljatud või sul on keegi, aga sa tunned ikka ennast üksildasena. Et see on kõik sinu see hülgamishirm, see kaitsepositsioon, mida sa lood selle ja sellega sa ei lase endal seda nagu infot ligi, teadmisi ligi, mis tahab sinuni jõuda.
et hülgamishirm võib sinul olla aktiivne ja teatud suhetega või siis inimestega aktiveeruda, mis on tegelikult võib-olla unes, vahepeal uinub, aga ta kogu aeg taustal loob sinu reaalsust, sellepärast et sul on see fookus kogu aeg sellel hirmul ja enesele teadvustamata alateadlikult sa vaatad kogu aeg seda hirmu, seda hülgamishirmu, mis sinus on, seda hirmu üksinda jäämise eest, seda hirmu hülgamise eest, seda hirmu, et keegi ei vaja sind, kellelegi pole piisav, sind ei väärtustata, sind ei armastata. Kõik see, mida sa arvad, et mida teised sinust arvavad, on tegelikult sinu enda arvamus sinust endast. Ja kõik, mida sa kardad kaotada läbi selle, kui sa väljendad ennast ausalt, on selle hirmu loodud. Ehk siis sa ei julge ennast väljendada, see hülgamishirmu suur aspekt sellest või see suur osa sellest, et sa ei julge ennast väljendada. Ja siis võib-olla sa tõmbad kaitsepositsiooni, eemaldud või klammerdud või mis iganes, oled vastupanus, aga see energia ei loo puhtust ega uusi võimalusi. See ei lase sul neid selgusmomente endale luua, neid võimalusi luua. Selleks on vaja sul tegelikult endasse tõmbuda natuke või endasse liikuda, võib-olla eemalduda sellest olukorrast, mis iganes olukord sul on hetkel, anda endal aega, eemalduda ka nendest mõtetest ja anda endal aega, võib-olla analüüsida natukene, siis kui tuleb emotsioon pinnale, siis vabastad selle ära kohe, et läbi analüüsi on võimalus enda emotsioone märgata, tuua esile, mis sinus on peidus. Et kui sa sellises energias oled, kus sa oled hirmus, kus sa oled kaitsepositsioonis, kus sa oled klammerdumises või vastupanus, kus sa alateadlikult vaatad kogu aeg seda, et keegi sind ei hülgaks või kõik sind hülgavad ja nii edasi, sa annad sellele energiat ja sa toidad seda. Ja nüüd, kui inimesed ütlevad, et probleem on vaja lahendada, et ehk siis sa ei saa pilku kõrvale pöörata, siis tegelikult siinkohal seda sa peadki just tegema. Seepärast, et tegelikult energia toimib sedasi. Sinna, kuhu sa tähelepanu suunad, seda sa toidad, seda sa lood. Ja kui sina vaatad kogu aeg oma sisemise silmaga seda hirmu, siis sa seda tegelikult lood. Ja kui sina otsid nüüd, et ma pean hakkama ennast armastama, väärtustama, piire paika seadma ja nii edasi, siis tegelikult sa alateadlikult või siis teadvustamatult ikkagist vaatad sinna, et sa ei ole piisav, sa ei ole väärtuslik, sa pead piire paika seadma. Ma pole ikka veel väärtuslik, ma pean siin ikka piiri tõmbama. Sa keskendud ikka enese väärtustamatusele, enese mittearmastusele ja sa lood jällegi seda juurde. Seega, kui sinul on tegelikult, kui öeldakse, et ka suhetes teinekord ma võin öelda seda niimoodi, et kui on teil suhtes mingisugune probleem ja siis hirmsasti tahetakse seda probleeme kogu aeg lahendada. See ei käi nii. Seepärast, et kui seda probleemi tahad lahendada, siis tegelikult sa suunad kogu aeg oma tähelepanu sellele probleemile ja siis sa lood seda probleemi juurde. Ja kui sa tahad nagu õigust nõuda või panna kedagi maksma millegi eest või et keegi mõistaks sind või et nii need asjad ikka ei käi ja ma pean ikka selgeks tegema selle ja teise ja kolmanda asja näiteks suhtes, siis see on enese emotsiooni taas alla surumine, ehk siis sa nagu paiskad selle välja, mitte ei töötle seda enda seest läbi, ehk siis sa ei tunne seda enda seest läbi.
kui mingisugune olukord sind häirib suhtes ja sa tahad hirmsasti seda selgeks rääkida, seepärast et nii need asjad ikkagi ei käi, kuidas tema võib-olla ütles või käitus või tegi, siis tegelikult see emotsioon on sinu sees. Seda ei ole vaja seal väliselt lahendada, vaid enda sees läbi tunda. Ja nii kui sa selle läbi tunned, vabastad ära, siis kaob see tunne sinu seest ja sealt väljast ei pane sind enam mitte miski reageerima. Ehk siis see probleem kaob ära. Ja sa tead täpselt seda sama asja, et kui sina näed oma vaimusilmas mingisugust probleemi kellegiga ja on vaja seda lahendada, siis sa ei pea seda lahendama minema kellegi teisega, vaid see lahendus tuleb leida iseenda seest. Ja kui inimesed räägivad, et kui on probleem, siis sa ei saa seda silma kinni pigistada. Jah, sa ei saa silma kinni pigistada seda alla surudes ja hambad ristis, kannatades selle all, vaid see tuleb enda sees läbi tunda. Ja siis sa suunad tähelepanu üldse sellele, mida sa oma elus tahad kogeda, mitte sellele, mida sa ei taha kogeda. Ma ei taha kogeda hüljatust, ma ei taha, et mu mees selline on, ma ei taha, et mu naine selline on, ma ei taha, et mu suhe selline on. Ja siis sa tegelikult annad energiat sellele ja see saab sündima. Ja see saab varem või hiljem jälle läbi kogetud. Või sa saad seda kogeda, kas sa seda läbi koged sellisel viisil, et see enam sinu elus ei realiseeru. See on omaette küsimus, eks ju. Kas sa teadvustad, kuidas seda läbi kogeda? Või lihtsalt koged ja kannatad ja surud jälle alla või paiskad jälle välja ja niimoodi need ringlevad. Ja sinu süsteem toimib täpselt niimoodi, et need asjad avalduvad ikka uuesti, senikaua, kuni sa märkad, et nii, see tuleb nüüd ära lõpetada. See tuleb nüüd läbi tunda ja see tuleb nüüd vabastada. Et asi ei ole selles, mis seal väljapool toimub, vaid asi on alati sinus, sest sina lood oma sisemusega reaalsust, enda reaalsust. Kui sina vaatad negatiivsust, siis sinu reaalsus peeguldab sinu negatiivsust. Kui sina vaatad oma hülgamishirmu, siis sina saad kogeda väljapoolt tulevaid inimesi, kogemusi, olukordi selliselt, kus sa saadki tunda oma hülgamist. Kui sina piisavalt ennast ei väärtusta, siis sa saad jälle kogeda seda kõike oma reaalsuses, 3D füüsilises reaalsuses sellisena, et sa ei väärtusta ennast, et sa ei armasta ennast ja nii edasi, nii edasi. Et hästi palju on veel teadmatust. Hästi palju. Ja kohati võid sa isegi mõelda, et mis jama ma ajan, sest sinu meel ei taha seda omaks võtta. Sinu meel tahab ikka kaitsta, sinu meel tahab ikka lahterdada, meeletasandil kõik ilusti paika panna. Ei, nii on ju alati olnud, nii tehtakse, nii ju toimib, nii ei toimi ja nii edasi, nii edasi. Et kui sa oled negatiivses energias, madalasageduslikus energias, siis sa ei ole ka külge tõmbav, vaid pigem eemale tõukav. Ja külge tõmbavam oled sa inimeste jaoks, kellel on võib-olla sarnased mustrid, sarnased programmid või nad loovad endale selliseid suhteid, olukordi, kes ka nagu justkui peeglina toovad esile või tõmbavad nende alateadvusest esile neid mustreid, mida nemad siis endas kannavad. Seepärast me olemegi justkui üksteise jaoks vajalikud, mitte keegi ei ole mitte vajalik, ebavajalik, ebapiisav, väärtusetu, vaid see kõige hullem inimene, kes sinu elus võib figureerida, on sulle vajalik selleks, et sa näeksid, mis sinu sees on. Ja see inimene, kes arvab võib-olla sinust võib-olla kõige hullemat, on tegelikult, oled sina talle tegelikult vajalik selleks, et ta näeks, mis tema enda sees tõuseb ja mis tema enda sees on. Mitte, et sina oled talle kuidagi seda teinud või tema jaoks halb inimene, vaid tegelikult
ta ongi sind täpselt selleks loonud enda reaalsusesse, et läbi sinu kogeda enda sees seda viha, seda kurbust, seda üksildust, seda mida iganes tunnet, mida ta tunneb sinuga seoses, arvates, et see põhjus oled sina, aga tegelikult see tunne lihtsalt tuleb sinu enda seest välja, tema enda seest välja, läbi sinu. Sest et ta on endale selle perfektselt selliselt loonud, et ta saaks kogeda seda tunnet. Ja mida rohkem sa hakkad kontrollist lahti laskma, ennast puhastama, ennast päästama, seda võimsam sa oled. Et kui külge tõmbavam või eemale tõukav on sinu energia, sõltub täpselt sellest, kas sa oled hirmus või sa oled oma väesageduses. Ja nii on. Minu poolt suured tänud vaatamast ja kuulamast ja kohtume juba järgmises videos. Aitäh teile!